siis nagu läheb naine ees. Ma olen Moodi. Tegelikult ma olen Tartust, aga nüüd ma olen Tallinnas ja ma loeks mingeid oma natuke varasemaid asju. Nii palju on eeskujusid, keda tegelikult võiks pihku pulata, ainult sellepärast, et nad lähevad hinge. Oma lõdvast randmest niriseva prostasõimuga päädiks mõni tabav tõde minu tänast tuju pihta. Ometi olles vaid järjekordne kultuuri peale annuleeriv soerd. Uskudes tilipiibu taga nööpi pannes, et inimesed on väärt neisse uskumist. Motiveerituna neonkaante vahelise protesti, võib-olla liigagi teadlikust enese irooniast vaikin, sest vaikuses on jätkuvalt parema aju poole masturbeerimise hõngu. Siin küünistatud küünikute linnas, mõnel tõusutul hommikul loksub külm kergesti põua. Kui istun imaginaarses loengus, aknapragudele lähemal õppejõust, kes tahtis imeda mu kõrvanipu eile, kui me tantsisime twisti savos mingi võõra ja rõõmu biidi saate. Siin küünistatud küünikute linnas linna au on haavatud. Puhtalt seetõttu, et enesest lugupidamine on nagu ebakvaliteetse küünelaki kiht, mille alt koorub rämme psoriaas. Eilsest veel nii palju Tõnis Mäenikult, palun ära mine, et mulle hinge, sosistas mulle halvasti kootud sallis porno, siniste treedidega elamise meister. Mina olen erinevad ajaühikud, tema seda mõista ei võinud mitte ja ükskord ta tüdrukas mu nutma. Ja ükskord tahan ma luua korbi, kuhu saavad sisse ainult need naised, kes lumelaua märjukest juues rõhitsevad ning kõik katsetele tulevad mojitopeived, teadke teid kupeldama väikese raha eest Ugal akadeemilisele isale. Ebatsensuurseid sõnu ritta seades, neid hoolimatult kustutades eeskujud. Palun, ärge minge mulle hinge, ma saan teist liigselt põhjendust. Midagi kevadest. Lakkamatus ja lääbakil iseolukus, lõviselt läbi tõmmatud kevade algus pobiseb lumelt välja sulavad heiteid mu tätoveeritud avalu pihta. Igal pool on näha vigaseid pruute oma urgudest välja roomumas. Nad näevad välja nii külma väänatud ja ma mõtlen, et kas nemad ka igatsevad kord kukkuda vastu tähti, et põleda järgi kõik põdemata läbipõlemised. Ma tahaksin astuda kergemeelsemalt, aga saapad kleepuvad tundmatusse ja päriselt ma edasi ei liigugi. Hoopis sätendan vastutulijatele silma, kuskil nähtud kevade meiki nagu rott, kes vahib öösiti minuga kööginurkast tõtt. Kohmakalt, tilkudes külmast punaseid sõrmi, avastan tuttavad majad minuga täna ei räägigi. Neil on aknad vaid päikese püüdmiseks. Muutudes nukraks, liiga hilja märkan, olen kuulda hammustanud kevade tuult. Siuke minu väike armastus luulega. Seemne vedelikust nõretavate näppudega sõlmin lahti kloed ja võtan oma südame plekilisele padjapüürile osadeks. Sina seal kuskil aordi suudme lähedal poolklappidel, kuula mind. See luuletus on sulle, nagu need tuksed. Ekraanil, paberil, huultel. Vaevalt, et sa tunnistaksid, et triipu teha on parem või panna tuuri rockiklaase sõpradega undergroundis. Vaevalt, et sa hommikuti võrdleksid mu silmade läbipaistvust kastepiiskadega. Sõna ja loitega kontuurides mu ebatäiusliku evaihu. Ometi on su suudluste maalimustest pintslist mu keha põlis tähistatud. Kui kuulates nooruse tormilist etteaimamatust, on kired logisenud vaid neile mõeldud seljalahkudesse. Otsimata maailma valutuid kohti, peatuma aeg-ajalt vabastamaks puudutustes sirguvaid linde. Kas sa ikka veel arvad, et sa oled vales vasakus vatsakeses? See on siuke paha asi, aga mul oleks lõba. Minu nälg on viimane, valutav suu planeedil maa, mis lõhnab vanade meeste ja nende poegade järele. Eks nad ikka vaatavad, kui ma parasjagu magan. Ja mu vabadus on dubleeritud mingisse viimasesse tseeni enne päriselt uinumist. Julgust juurde saades, tubaka sõrmitsedes kõri sõlme, vähratan kappjadel kõveras. Kummist täis puutuv olend. On tegelikult päris imeliselt imevad pühad. Kui nüüd nõukogude aegsed rahvad roomavad passijate kõlaritesse, ma olen üle nii pagana näljane. Viimane näljane tegelikult sellel planeedil maa. Eks nad ikka vaatavad ja otsivad midagi, mis peaks kasti sassi peale kihla vedades olema minust raudkindlalt olemas. Vihmast kirjutades vihmasel ajal. Tegelikult ma ei mõista puhut, lihtsalt veel ei ole pime, kui juba imeb.
ja inimesed ümberringi dehüdreerumas vihmavarjude all, nende vihmaste varjudena. Ma tean inimestele, ega neile eriti ei meeldi, kui väljas sajab ja esiklaasile sajab. Ja kojamehed on ja need teised sõidukid ja nende juhid. Tegelikult on vist eriti nõmedad. Tahaks teada, mis tunne see on ilma pärast silmatuma inimlik olla. Kurat ei. Üldse toime tulla oma ajas nii, et säilitada inimene endas ja hääled peas ja nende kuju peast väljas. Arvustada mõtteid ja tampida vigaseks, et teie neetud ilus tüdruk, kes öösiti kurbusest, on tegelikult jumala ema sodi ja päeval rumalusest kõikide sõber. Hei, mis teed? Juua tahaks hirmsasti. Aga ma pean õppima, sest 6 eksamit on veel. Kuule, aga mis sa nädalavahetusel teed? Siis joome kindlasti, eks ju. Siis kaob mul õisisse mitte ilmunud ka ära ja sellega oleks üldse õnnelikult. Okei, hoia kõve ja näeme, tšau. Ja siis kõik need momendid, mis sa oled oma elu endale ette kirjutanud riimidena kuhugi magamisto seinale, kohe telefoni kõrvale, tundes hirmu, et äkki see kirjutatud haigus tabab sind homme hommikul ärgates vaikust lõikava kõnena. Lompides on poolikud inimesed, mehed on murdunud kõige mehisemaks, naised näevad üldse eksinud väikeloomadena ja kurat, need väiksed kaabakad on uhked. Nad otsivad lombi põhjast kivikesi ja muda, et kirjutada luuletusi kosmosest ja Juri Gagarinist, kes igatseb tegelikult koju ega ei tea, et Juri elab üldse Ukrainas, Vinnitsas, kannab peamiselt musta ja noorsootöötaja. Lompides on mingid poolikud, pole probleemi, mitte peale, lahendame ära. Keskkonnajaama ja Alfred igavene paradoks soovitavalt erinevuste nägusel näol, rääkides Juhan Smuuli Babyloonia päiksekesest, kohvi juues pühenditult särab Wikipeedias. Kus on need tõelised kollast mehed, kellega ei intellektuaalsel tasandil flirtida orgasmini? Otsin jätkuvalt selles mõttes. Ma loeks ühe asja ette, mille ma kirjutasin nagu väga-väga ammu, aga see on nagu siuke asi, mis läheb nagu okei, siin ei ole 40-aastaseid mehi, aga see sobiks neile kõikile, kes oleks 40-aastased mehed, aga te jõuate sinna kunagi mehed. Aga kui vanemad on, siis saab? Siis on ära olnud. Aina vähem jääb aega ja ruumi selles suures intelligente täiskasvanud maailmas olla keegi muu, kes kõpitseb iseenda ees. Ilma pideva energia kuluta vastamaks küsimustele, miks lumi muutub veeks ja kui kaua kestab armastus. Jah, kunagi oled sina, mina ja keegi kolmas veel ülitundlik kõige frivoolse suhtes, mis üritab sinu väikest kõverat varvast kõditada ning enam ei huvita sind drastilise väljanägemisega meeleheitlikud saatused oma väikese karvase lemmiks pseudoprobleemiga, kes ühel hetkel saadavad kõik kuradile. Alles kuskil 40-ndates, aga ma kipun arvama, et sutukene varem, kui sul saab kõrini oma kaasast, keda sa armastad, kuid kes sind ei mõista või ta jätab su ilmselt maha ja tööst, mis sind ei väärtusta, tahaksid sa istuda maha, et rääkida endast siiralt mõne loomingulisele kuradile ning kahetseda, aga ainult hetkeks, sest tegelikult on sul ju kõik väga hästi. Ei tee sa seda ometi, sest su turbomootor on süttinud ja sa kihutad mööda linna endale alateadvustades, kui väga sa vajad täna öösel lihtsalt süütud seltsi. Kuni selle ajani sa kirjutad oma lühikesi, võib-olla natukene kiiksuga pornograafilisi jutte või tiipe ja maailmakollusi luuletusi ega arva, et sina võiksid olla klamüüdia 1 miljonist. Aga ilmselt olete kunagi. Mitte ma tahaks. Ja siis ma vist loen viimase. Siis kui nägude viisi nägusaid inimesi tabab mind purske sooja põletikuna või kui lahtise nõelaga prosse sajab vastu hüvasti jätta. Ja mina pindeer, et andet maitselist Coca-Colat ega hooli ühestki lennuvõimatust hollandlasest Savoodis. Siis kui ilusad tüdrukud on midagi enamat haavata saamisest ja okseplekkidest või kui ma olen jälle saanud kingituseks luulekogu, nagu iga sõna läbi pind, tundma sõnapilli läägust, see on tegelikult klišee, siis tahaks naerda ja nutta ühe korraga, nagu halva filmi lõppedes teevad minu ema ja tema ema. Mis siis, et tegelikult ma kunagi nii ei tee? Mis siis, et ma kirjutan taas zombistunud Savoodist ja endast, kui sealse klientuuri ühest vannabioodikust, kelle luuletuse lõpp vesib ära. Selles suhtes, et mis siis? Jah, sellega.